satusteks valmis. Kuulbet. Tere tulemast vaatama ja kuulama NBA saadet Kuulbeti 6. viga. Kahtlemata kõige naiselikum saade siin see mulla kamaral, sest nagu lubatud sai, on meie stuudiosse laekunud esmakordselt saate ajaloos 2 naist, kes vist ise ka täpselt aru ei saa, et miks NBA saatesse üldse tulla, kui vist NBA-d igaõhtuselt ei jälgi, aga kõigepealt enne, kui te hakkate rääkima NBA-s, tutvustage natuke kaas, me tegime teile ülekohut eelmises saates, et kes te olete. Erki ta vabangu teha. Kõigepealt siis see on nüüd see koht, kus siis 6. viga võib alustab uut ajajärku, palju feministlikumat, naiselikumat, see ei ole 1. aprilli nali, kui te seda vaatate, et me salvestame seda Paastu Maarja päeval, mis on siis püha, kus mehed teevad kodutöid, sellepärast Ardot meil täna ei olegi, aga meil on siis 2 vastassugupoole esindajat. Selge, aga tutvustage ennast ise, kes te olete, kust te tulete ja mida te NBA puhul üldse teate? Tere! Tere! Mina olen Kristiina. Mina olen Kerli. Ja me teame NBA-st pigem rohkem kui vähem, sest me oleme käinud TalTechi mänge vaatamas ja tegelikult see on nagu sama. Ja seda lühendit tegelikult ma olen ülipalju kuulnud seda NBA-d ja et mitte... Sa jää segamine NBA-ga, eks ole? NBA on ju lühend. NBA-ga sa jääd praegu segamini? Igaks just küsin. Ja teate, kutid, selleks, et me päris blondidena ei mõjuks, et ma küsin kohe alguseks ära, ilma et te guugeldaksite, nimetage 3 Sacramento Kingsi mängijat. Domantas Sabonis. Et Mar DeRozan. Ütlege mingi. Aha. Westbrook, come on. Okei, tegelikult ma ei tea, kas see on õige või vale, aga väga tublid. Tundub hea vastus. Aga ma saan aru, et teil on ikkagi... No ma olin praegu 2 vahel, kas ma ütlen Westbrook või Siim-Markus Postne. Ei, aga teil on ju korvpallipiseks sees, et ei ole tegelikult korvpalli jaoks täitsa võõrd, et teil on ikkagi oma side eelkõige küll TalTechi kaudu, nagu te mainisite. Mida täpsemalt te TalTechi seal fänni kogukonnas teete? Ma arvan, et tegelikult meil katseaeg nagu korvpallifännidega on täiega läbitud. Hakkasime vist vaatama juba äkki eelmise aasta septembris. Jah. Kerlil on olemas fänni see Dressi Blues ja siis mul on olemas kalender autogrammidega. Kus on kõik TalTechi mängijate autogrammid. Ma loodan, et särki teete. Kahjuks neil on ikkagi särgid seljas. Kes see värbaja oli? Kas tõmbaski see kooli elu või tutvused, et tule mängu vaatama või kuidas see esimene pisik, kus see tuli? No kahjuks ikkagi me vaatasime, et pikemad mehed, Veenusest läks suhteliselt näod, läksid samaks ja siis me vaatasime, seal samad näod, aga kained. Ja siis meil läks õnneks alguses, et tänu minu sõbrannale, kelle peika on Marko, siis me saime alguses ka nagu tasuta käia. Nüüd me enam ei saa. Võib-olla saame, me ei ole lihtsalt küsinud, nüüd me toetame seda. Mul on 2 küsimust, kuna ma olen ka TalTechi mängudel käinud. Esiteks, kas Sandra Raju käib ikka veel mängudel või enam mitte? Ei ole näinud. Sandra, võta ennast kokku. Ja teiseks, kas Tom-Erik Loomaahu endiselt juhatab mänge? Yes. Vähemalt see on... Ikka juhatab väges õige meest. Ikka. Ja kui teda ei ole, siis on nagu vale vibes kohe, ma ütlen ausalt. Ja tal lendab särk ka ära ikka päris tihti, eks ju? Algatust on neil? Me enam seda ei tee. Ja, aga ma kutsun teda üles, et järgmine kord lase mul keskjoonelt see vise ära panna, ma panen kotti ka. Igatahes, me tulime siia selleks, et rääkida korvpallist ja teil on erinevad küsimusi ka meile, et ma saan aru, et teid väga huvitavad mõned NBA teemad, eriti just nagu miks mehed seda vaatavad ja ma annakski nüüd esmakordselt, muidu ma olen alati arvanud ise saadet juhtima, et ma annan praegu selle saate juhtimise teile üle, et näidake meile, mis te suudate. Ega meil on üks kõige tähtsam küsimus. Miks te seda vaatate? Meie naistena, me saame täielikult aru, nagu me ütlesime, pikad mehed, vaatame lihastes, suhteliselt nagu viskavad palli, ilus vaadata. Mis see teie huvi nagu on? Alustame Erkist. Erkil on kõige lennukamad vastus. No väga lihtne, sest see on maailma kõige ilusam mäng. Mis selle ilusaks teeb? Sest see on intelligentne mäng. Milles see väljendub? See väljendub selles, et toores jõud saab maksvusele, täpsus on aukohal ja tulemus on kõige tähtsam. Aga kas jalgas pole samamoodi või?
see on Kossu saade, ära solva. Ei, ma lihtsalt nagu küsin, et nagu... Ja jalgpall on ka tore mäng, jalgpall on tore, meeldib mängida, aga... Jälgid sa midagi veel muidu telekast, mingid, ma ei tea, võrkpall tuleb peale, jätad mängu peale, jalgpall, ei? Ainult korvpall? Jah, isegi seda tööd viskab sisse vahel. No minul on natuke teistmoodi, et ma olen hokit nagu... võib-olla. No hoki näiteks, see on hea näite. Sest et NHL-i mängud on normaalsel ajal. No, võt. Ja meil oli hiljuti esimene saade, kus oli väliskülaline, siis tuli Lätist kohale ja siis ta ütleski, et nagu Lätis on hoki eriti tugev. Ehk siis, et Eestis, ma ei tea, ma ei ole vist ühelgi hokimängul käinud ja ma ei olegi vist hokimängul käinud, ma olen hokisaalis küll uisutanud, eks ju. Õige Eesti hokifänn toetab Eesti koondist ka C-divisjoni mängudel. Absoluutselt, aga jah, et NBA juurde, no mis sa salata, ikkagi meil oli see Mürsep kunagi, eks ju, 96 või mis ta draftitud sai, ja samal ajal tegelikult, mis ma võisin olla, siis 6-7 aastane oli ka Jordani tippajad ja mis sa salata, ka Kanal 2 kunagi kandis mänge üle ja Eesti Televisioon. Ehk siis, et väga palju, et üldse seda asja tarbida, on vaja ikkagi pilt kuidagi kätte saada. Kuidagi see info, vanasti oli ju ainult, et tuligi see VHS-iga põhimõtteliselt vaatasid, aga praegu on ju ülimalt lihtne vaadata. Lihtsalt maksa see raha sinna ära ja vaata, mis mänge tahad. Aga mida sa vaatad seal? Mina vaatan võib-olla seda, et eks mul on ka seda, et mingi mängijad meeldivad, kuidas mängivad, näiteks ma ühele... Läksid väga libedale teele praegu. Ei. Mis mängijad sulle seal meeldivad? Mul näiteks on ühe Läti mängija Kristof Porzingis, maailma suurim fännklubi, 30 000 liiget on seal, eks ju. Et lihtsalt hakkas üks mängija meeldima ja siis ma arendasin talle mingi fänni liikumise, siis kui näiteks Läti läheb sinna MM-ile, siis ma korraldan seal tavaliselt mingisuguste postituste rea ja siis vaatadki mingi MM-iga, näiteks on 3 miljonit kontakti, et süke, ma ei oska öelda, süke entusiasm nagu on selle ümber ja see on minu vorm siis, kuidas seda väljendada, eks ju. Ma ei tea, miks ma seda aega seda panen, ma sain Porzingise särgi, see oli siis mingi fänni asjaga. Aga mängude juures siis Indiana Pacers näiteks ei ole võib-olla kõige huvitavam klubi, mida jälgida, aga samamoodi miski seal on, mingi väikese linnaklubi ehitavad, neil on seal kihvtid mängijad olnud läbi aegade, Reggie Miller näiteks, jällegi suke isikukultus, et miski alati tõmbab neid mänge nagu vaatama ja see nagu sukene mingi tõmme on nagu seal taga, võiks siis öelda. Mind tõmbab ikkagi pigem see draama seal taga. Teil on ju praegu see mingi, kas selle tüübi nimi oli keegi Luka või? Luka Doncic. Nii, aga tema elu ümber on mingi draama, läks naisest lahku, ma kuulsin. Ja. Kohe, kas võib oma hästi mängima? Ja viskab, palju keskmiselt viskab, 40 punkti mängus. No nii. Kuni 60. Ja. Ma arvan, et pooled NBA mänged võiksid naistest lahku minna, hakkaksid poole rohkem punkte viskama. Ja seda võib-olla võib ka tuua, et NBA-l on seda meedia, müra on ka rohkem, nagu jälgitakse rohkem nende meeste elu, et siis seda kuidas öelda, seda realityt on nagu rohkem. Et Eesti mehed elavad nii igavat elu. No absoluutselt, Ma just tatsingi nüüd lõpuks siia jõuda, et meie arvates on ikkagi NBA meeste oma meelepere, mis ta on meeleheitel kodupere naised, oli kunagi kultussari, nüüd on vist mingid uued sarjad, ma ei tea, Kättemaksukontori on juba ka vana sari, mis on uued sarjad? See on väga huvitav võrdlus, meeleheitel kodupere naised ja Kättemaksukontor. No kind of sama. Ühesõnaga kind of sama, sest tegelikult nagu, kui ma kuulen sind nagu nädalasse nagu rääkimas Henrilt Kardashianitest ja milleski muus, et kes NBA mängides millise OnlyFansi nagu tüdrukuga magab ja see, mis ma mõtlen, et tegelikult see on meie versioon sellest nagu gossipist ja klatšist, mida naised räägivad, aga meie leiame selle spordist üles, eks ole. Kardashianiga ei tohi magada NBA-s. Tohib küll, Devin Booker tohib. Jaa, aga tal läheb halvasti nüüd. No, kuidas halvasti? Lewis Hamiltonil läheb halvasti. Ja ma lugesin, Kardashianiga ei tohi magada, kui sa oled NBA-s. Aga ma tahtsin öelda ka seda, et kergelt on see ju natukene, Erki ja Henri minuga nõustu võib-olla natuke vana kuulemistega, aga see on natuke homoerootiline värk. Selle mõttes, et meile meeldib vaadata, kuidas mehed hüppavad kõrgele, panevad. Siin mul on kohe üks küsimus. Ja, jooksevad kiiresti. Mul on ka üks küsimus. Tank või kolmene? Mis asi? Tank või kolmene? Sõltub tankist. Kui teile meeldib, kui nad pealt panevad, vaata, see on ju see. Ja. Hüppab ja võtab korvist kinni. Ja. No klassikaliselt, kui me vaatame nooremad ja väiksemad olime, siis me lapsena hakkasime vaatama, siis me kindlasti vaatasime seda tanki rohkem. Kuigi nüüd uued põlvkonna noored vaatavad seda kolmest, et pidigi olema treeneritel nagu häda, et selle Stephen Curry pärast,
kõik tulevad saali, tahavad kaugelt sisse visata, aga vanasti oli ikka teistmoodi. Aga see on veits ka seda, et sa tahad olla nagu, sa kuidagi nagu enamik valged me ei hüppa, olgem ausad, et on erandid, aga enamik me ei hüppa nii kõrgele, kui me tahaksime hüppata oma unistustes ja nagu mina mäletan veel filmi Magic Mike, kus üks poiss vist hakkas hüppama väga kõrgele, väga kaugele Tracy McGrady ketside tõttu ja siis ma mõtlen ka, et seal on ju midagi ka täitumata unistuste vallast, et sa tahaksid ka olla nii kõrge lennuga, nii lahe mängija ja näiteks Russell Westbrook on mulle alati meeldinud, sest ma näen natukene ennast temas. Ma ei ole kunagi nii kiire, ma ei ole kunagi nii plahvatuslik nagu Russell Westbrook, aga ma näen neid vigu, mis ta teeb ja mulle meeldib, et on olemas superstar, kellel on oma vead, oma tugevused, ta teab neid tugevusi, ta mõnikord ignoreerib oma nõrkusi ja ta teeb seda meelega ja siis ta ei hooli sellest, mida inimesed arvavad. Ja Eesti podcasti assistide top 5 siis. Ja. Kõigi aegade. Just. Ja mulle meeldib ka see, et kui ma vaatan neid mänge, mis tehakse nagu vaheaegadel NBA-s, see beebide võistlus, kus nad mingi ronivad mööda. See on nilbe. Seda me soovita. Ei, aga see on naljakas. Ma rikun ühe unistuse veel ära. See, et nad praegu kolmeseid viskab. Tegelikult see tuleb ju sellest, et noored on suht laisad. Miks ma peaks sinna korvi alla nagu jooksma, kui ma saaks kaugelt sisse visata? Tegelikult nagu mõistlik. Mis ma viskad sisse? Kas ta arvad, et NBA võiks olla 4 punkti on ka, et veel kaugemalt viskad saad rohkem punkte? Minu arust võiks olla ju. Minu meelest võiks ka olla. Ja võiks olla, et selle eest saab kohe rohkem raha ka. Võiks, kui on eriti efektne pealpanek, võiks saada ka rohkem punkte, eks ole? Ja kui on nagu raskem punkt, siis võiks saada nagu rohkem punkte. Nagu padelis. Jah, nagu padelis. Kui on raskem punkt, saad rohkem punkte. Ja võiks olla ka nagu mingi trahv, et kui sa mööda viskad. Nagu laskesuusatamises, et kui on trahv, siis lähed trahviringi. Punktid maha või mingi trahv või pärast pead midagi tegema selle eest, et viskasid mööda. Eriti kui sa viskad mingi hästi lihtsa punkti mööda. Siis ei saa Russell Westbrook kunagi plötsile. No ta võib selle oma raha eest näiteks, ei pea minema alati meeskonna, nagu see võiks olla oma rahast tal, läheb raha maha. Kuulge, aga kui me siin oleme, siis ma küsin selle küsimuse ka ära, et mis teema kohtunikel nende hästi kitsaste pükstega on nagu kõrge värvel, jube kitsad püksid, et see on miks? Mingi traditsioon neil. Kohtunikel on ikkagi ei ole seda probleemi. Et kohtunikud ongi silmapaistvad tegelased ja vahel ka riietus. Siis nagu näha on, et on tuhara trennis käinud jõusaalis. Aga teate, kust naiskohtunikud üldse tekkisid Kossu? Ja see oli ka NBA kaudu. Et esimene liiga, kus 3 kohtunikku on ju platsil, nüüd on nii, et üks vist lausa peab olema näite osas või? Ja ma arvan, et NBA on ka esimene spordiliiga, mis saab olema, kus on nagu väga tugeva klubi eesotsas on lõpuks peatreeneriks naine. Ma arvan, et NBA-s on see aja küsimus. Juba oli Becky Hammond asendusena, aga ma mõtlen, et Eesti meistriliigas ega ei ole ju tegelikult ühtegi naispeatreenerit olnud, ega mis? No jah, pole häid valikuid siiamaani olnud, et meil siin on mõned soovitused muidugi. Kui ei ole treenerit, iseennast. Meil on nagu soovitusi tegelikult. Et kui me nagu lähemegi nende juurde, et mida me tegelikult treeneritel soovitame nagu teha, et õpeta nagu neid mehi palli sisse viskama, siis kui me strateegiliselt räägime, siis mina ütleks kogu aeg võiks üks vend seista seal korvi all, et kui nad teispoolt saavad nagu palli, visake talle ja ta paneb sisse. Täpselt sama mõte on Sacramento Kingsi omanikku. Ja mängivadki seda mängu ja näe, kui kuulsad ja kui hästi neil läheb. Et ma ei saa aru, miks nad nagu peavad selle palliga nii palju jooksma, siis teised jõuavad ka sinna kohale. Õudselt halb strateegia. No praegu aetakse see mäng ikka väga keeruliseks. See täiesti põhjendamatult mõnikord isegi nagu. Ja see on õige, Teil oli üks väga huvitav küsimus, enne kui te stuudiosse sisse tulite, et just mingi, et mis on mingi vale või mingi ettekääne, mis me oleme teinud, et küsige siis see ära. Nüüd sul on hea vastus sellele. Meil on tegelikult nagu NBA-ga seoses, NBA on ju öösiti ka veel kõigel lisaks. Ja rasked kellaajad on ja ega sellega tuleb meil veel paar küsimust sellega, et nagu miks seda telekast veel nagu vaadata meestel. Selle nimel nagu öösel üleval olla, aga kas teil on nagu mõni vale olnud, mida te olete naisele hommikul öelnud, miks te väsinud olete, et te tegelikult vaatasite öösel NBA-d, aga naine on juba ammu vihane, sest ei viitsi kuulata seda NBA juttu, korvpalli juttu üleüldiselt ja siis te olete talle midagi nagu muud öelnud?
mul on hea vastus olemas. Mul on ka, aga lasen sulle. Mina valisin naise selle järgi, et tähendab õigemini... Vaata sa NBA'd enne kui sina. Ja põhimõtteliselt oli nii, et ta vaatas öösiti ülekandid nagunii ja siis ma ütlesin, sa oled see Henry või? Et ma olen kommentaator ju ka, eks ju, et siis ta nagu tundis mu ära ja siis ma sain temaga kokku ja siis tal oli Dennis Rodmani ühe selle vana legendaarse mängija, need kaardid olid selle külmiku peal. Siis ma olin müüdud. No, et siis ma sain aru, et ma ei pea nagu selgitama, et miks ma öösel käin mingit mänge tegemas. See on päris hea lahendus. Ma alustasin teistpidi võib-olla asjaga. Minu elukaaslane vihkab sporti, tippsporti. Ta ei saa aru sellest, miks inimesed seda vaatavad, miks inimesed korvpalli vaatavad, miks inimesed laskesuutamist vaatavad, ta ei saa aru sellest. Laskesuutamist ma ei saa ka aru, miks seda peaks vaatama. Talle veidi vaadata boksi, kus mehed kaklevad natukene. See talle meeldib, aga kõik muu on niisugune nagu igav. Aga mulle meenub üks hea ettekanne, üks hea öö oli selline, kus elukaaslasel pea valutas või miskit muu leheda. Igatahes öösel läks ta magama, öösel nagu ta tahtis minna magama, aga mina tahtnud, ma tahtsin näha, et NBA mängu oli play-offid ja minu lemmikmeeskond mängis ühte mängu. Ja siis mõtlesin, et kuule, ma ikkagi lähen elutuppa. Ja siis ta mõtlesin, et ma tulen tagasi, aga ma ei tulnudki mõnda aega tagasi. Ja siis ta küsis mult, et kuna mul oli järgmine päev kui tööpäev, siis ta mõtles, et miks ma nii kaua olen seal elutoas. Ja siis ta küsis ja ma mõtlesin, et kuidagi piinlik on kell 3 öelda, ma vaatasin NBA lemmiktiimi mängimas. See oli Oklahoma. Ja siis mõtlesin lihtsalt, et ma vaatasin pornot. Ja siis talle tundus see nagu palju normaalsem asi, kui see NBA mängu vaatama. Okei, ma saan aru, et okei. Kusjuures see tundubki tegelikult normaalsem. Loogilisem, Aga, ja siis mul on selle, kui te telekast veel vaatate seda, siis mul on seal nagu üks küsimus veel. Siis ta läheb ta nagu mingi megakettasse, ja siis miks sa niimoodi lööd jookse? Kas te päriselt arvate, et nad kuulevad teid või? See on nagu siuke üks võimalus siis ennast välja elada. See on see nagu see, kus öeldagi. Mine trenni. Jah, ükskõik, aga see on nagu välja elamise moodus, et kõigil peab olema mingi kanal. Mina näiteks ei karju üldse mängijate peale. Sest et kui ma neid mänge juba seal telest teen, karjun seal juba jälle välja, eks ju. Et aga... No sinu lemmikmängijad ei viska nii palju mööda nagu minu lemmikmängijad. Et need, kellel on parem meeskond, need karjuvad vähem nagu kodus teleka. Kusjuures see on hea taksika, vali hea meeskond, siis on vähem põhjus karjuda. See on tõesti hea. Aga tegelikult on ka see, et minu lemmiktiim võitis eelmise aastal tiitli, eks ole. Ja minu närvikava sellele vastupidi, ma lõpetasin ühel EKRE mängude vaatasin, ma sain aru, et okei, ma suren 3 aastat varem, kui ma neid mänge vaatan. Ja ta panigi teleka kinni, nii et tema tiim võitis, aga ta ei näinud seda. Ei, ma vaatasin järele. Game 7 otsustava mängu esimesel veerandil oli Ottol juba chati kirjutatud krokodilli pisara. Mul essee valmis. Aga... Ei, see oli väga emotsionaalne. See oli emotional lesbian selle ette. Aga nüüd ma... Ja siis, kui sa vaatasid seda nagu kordus, siis sa ikka karjusid või? Jaa, aga rõõmust. Ei, ma mõtlen, et kui ta nagu mäng on ära olnud, sa tead, et nad võidavad ja siis mingi vend nagu jookseb, viskab mööda, siis sa said ikka nagu vihaseks või? Seda enam ei tee. See on ikkagi laivis, sest nagu kui sa näed, et nagu ma saan aru, et esimene veerand alles, aga ikkagi kui sa näed, et sinu esimesel veerandil sinu tiim läheb 10 punktiga alla ja kõik tundub, et ei tule, see aasta ei tule, see aasta on lihtsalt nii, et ei tule ja siis mõtled, et mida ma teen. Teil nüüd Eestikate play-offis hakkab sama tunne. Ei usu. Ma ei usu jah, sest ega nende poiste ilu või selles suhtes, et see mehelikkus ei kao sellega, et nad, isegi kui nad vahest kaotavad ja vahest tegelikult on nagu tore tunda kaasa ka sellele nagu kaotusele, kui sa näed, et tegelikult nad ju nii palju pingutavad, nad on nagu nii tublid ja ega maailmas ei muutu sellest võidust midagi. Jah, absoluutselt. Et ongi ju, et mõtled mõnikord, et kuidas saab nii väike mäng nagu nii suur tunduda, eks ju, et see meedia selle ümber. Kuidas teil nii väikline mõtlemine, see ongi suur mäng. Aga kui sa aga sinu sellest karjumisest ei muutu nagu midagi. Jah, võib-olla treenerid peavad vahetama. Mul ei ole seda häält, et ma jõuaksin nende mängijateni. Aga mina näiteks see on liiga vängesõna, aga ütleme nii, et ma olen mõjutanud oma naist selle oma NBA sõltuvusega. Ta näeb, et mingid mängud mõjuvad mulle halvasti. Nüüd vaatate koos pornot. Põhimõtteliselt nagu see teeb sama välja, ta nagu ütlebki, et kui ta näeb, et ma hakkan närvima, ütleb, et pane mäng kinni,
lähme magamistuppa, oleme seal mõnusad ja siis vaatad uuesti pärast mängu, kui see mäng on läbi. Ja see on nagu, see diil töötab jumala hästi, et ma soovitan proovida. Aga siis sa tead tulemust juba või? Jah, siis ma tean tulemust juba. See on see sama, vaata Krissu, kui vaatad seda Titanicut, aga lõpus ikka iga kord nutad. Tegelikult sama. Ja sellised mängud on ka olemas, et isegi vaatad mitmendat korda järgi, need ei ole liiga palju, aga mingid legendaarsed mängud tajavad ikka nagu Titanic nutme nagu põhimõtteliselt, et see on olemas. This is like a next level, et sa vaatad nagu ühte mängu järgi. Sa tegelikult nagu tead, mis seal juhtub. Seda üks kord lihtsalt, muidu ma ei tee seda absoluutselt, aga see ajalugu ükskord sundis tegema oli, et kui see pandeemia hakkas ja siis kõik ju sport pandi kinni, kõik olid kodudes kinni ja siis Kalev Kruus ütles, mida ma nüüd teen, vaata, sporti ei ole ja pead ju sporti kommenteerima, sinu töö on kommenteerimine. Siis ütles nii, et okei, Henri, et võtame nüüd vanad kuulsad mängud, kus oli nagu mingid kõvad seeriad ja lähme kommenteerime neid üle. Ja siis ta pärast veel kutsus näiteks Martin Müürsepp oma mängu seal vaatama. Ja siis sa saidki aru, et esiteks niisugused erinevad mängud siis olid, teistmoodi mängiti ja tegelikult, et selline nostalgiatunne tuli ka tagasi, et vaat, mina olin tol hetkel ju mingi 7-aastane või esimeses klassis, eks ju, aga sa vaatad järgi seda ja sa elad selle emotsiooni nagu uuesti läbi, sest et sa oskad võib-olla neid detaile rohkem külge panna kui tol hetkel, vaata. Mina ei elaks seda uuesti läbi. Nagu... No võt, aga sellised asja on proovitud küll. Tahtsin, kui te rääkisite meeste ilust, juba siin tuli juttu TalTechi meeste Kenadusest. Jääme kenaduse juurde. Siis mõned aastad tagasi, circa 3-4, tegime siis kui me seda saadet hakkasime planeerima. Just, siis mehed planeerivad kaua. Siis me tegime aga küsitluse ühes vägagi meestekeskses Facebooki grupis, kes on kõige kenamad NBA mängijad. Ja me saime seal huvitavad vastused ja ma panin siis top 5, panin teile ka hindamiseks ja kommenteerimiseks siia välja. Ja nüüd ma hakkangi paluma meie režissööril hakata nüüd ükshaaval panema ja ärme kohe libise igast ühest üle. Esimesele kohale hääletati meie enda NBA mees, teise eestlasena NBA-sse pääsenud Henri Trell, kelle August Sabe pilte nüüd need, kes vaatavad YouTube'is meid ka näevad, kes kuulevad Spotify'st ja neid Henri Trelli aluspüksi pilte ei näe. Te peate lihtsalt ise otsima need pildid üles. Just, et kas te arvad, et Eesti tüdrukud tegid õige, Eesti naised ja mehed, eelkõige mehed, tegid õige valiku pannes Henri Trelli esimeseks? Ma kahtlen. Eks ta on natuke noor ka. Võib-olla meie ikkagi täisealine. Kas ta värvis juuksed? Ja nüüd tal on mingi teist värvi juuksed. Ta kohe, kui vist üks mäng läks kehvasti, kohe värvis tagasi. Okay. Ta arvas, et nende juuste pärast läks kehvasti. Mine see tea, halb enne vaata. Aga ma tegelikult ju olen nagu kuulnud, ega tal selle suvise patrullimisega läks tegelikult ikkagi ju hästi. Mitmete nagu mitmest kohast olen kuulnud, et tal läks hästi. No võt, siis on ja järelikult nagu selles suhtes on kõik ju nagu tore. Aga minu meelest tal on keha natuke väike korvpalluri kohta. Ei ole ju, ta on ikkagi suur äär. Ta on lihtsalt pikk. Aga võiks nagu seda lihast rohkem olla natuke. Nagu mehisust. Ta on nagu... See, kusjuures isegi kui ta NBA seal piiril oli, siis seda öeldi ka, et võid seda, lihast võib alati rohkem olla. Ma teda ei kujuta ette nagu tegelikult NBA-s nende ülejäänud vendadega. Need lihtsalt astuvad peale suured tangid on, jah. Tundub, et see on ikkagi rohkem patriootlik valik, et see ei ole nagu objektiivne valik. Ilmselt, jah. Aga ega kui see hääletus oleks, ma paneks ka sinna hääle. Muuseas, te rääkisite, te olite vist seal Jõekalda saates. Jõekalda hääletas ka seal. Ma võtsin talt personaalselt hääletuse. Ja hääletas ka Henri poolt. Issand jumal, aga siin on minu hääled. See on see esimene nimi, mis praegu pähe tuleb võib-olla, jah, see Henri Trell. Nii, aga lähme nüüd järgmise koha juurde, kes ei olnud eestlane, et oli ikkagi päriselt muu maailma esimene koht, kui ma mäletan õigesti, ja vaatame, kas režissöör leiab selle pildi üles veidis, aga natuke nagu tuli meile see kollaaž, ma lootsin, et saab selle suure pildi, et mis on see... Aga sealt näeb mitme nurga pealt seda? Näeb mitme nurga pealt, Kelly Oubre valiti siis kõige kenamaks, nüüd loodame, et saab zoomida ka sisse, sest meile läks see pilt hästi väikseks.
Minu elukaaslane ütles Kelly Oubre'i kohta, et ta annab natuke, kui panna talle pikemad juuksed pähe, siis natukene välja nagu drag queen või selline naine isegi rohkem kui mees. Mis te selle peale ütlete? Minu arust väga kena mees. On ikka, ja väga kena mees ja tema on selline täpselt, et kui ma näeks teda tänaval, ma arvaks, et ta mängib NBA-s. Et ta mängib NBA-s drag queen. Ei, mulle kusjuures ta üldse, ma mõtlen see palliga pilt, see parempoolne, see ei meenuta üldse drag queeni, väga kena mees. Parukas pähe ja kleit võib-olla. Ja põhiline, mis tal veel on. Siis mingi suurema maja vaipsi või mis need on seal, aga ei praegu. See pilt, mis me panime, tal on ka ilusad silmad, vaata, et see mängib ka rolli. Millest Ardo elukaaslane ütles ta kohta, et tore ananas. No mina esimesena Pille jagab seda asja ikkagi lõpuks. Ikkagi setu, ma see nädalavahetus õppisin, et kui sa ei tea vahest, kuidas mustanahalise kohta nagu öelda, et siis ütleda kohta setu. Ja nüüd edaspidi ma kasutan seda, et mustanahalised on setud. Kuule, aga TalTechis on ka mustanahalised mängid läbi käinud, et kas nende kohta on ka mingid jutte liikunud või? Kuule, me alustasime selle korvpallikarjääri fännlusega nii hilja, et me ei ole näinud neid mustanahalisi. Nii et ei oska mingisuguseid kuulejutte kinnitada ega ümber lükata. Aga ühe korra mängis TalTech mingi tiimiga ja siis TalTechil on üliägedad fännid, eks ju, Juliuse Jüngrid ja veits korra nagu siuke imelik moment oli see, kui nad hakkasid seal karjuma Who's your barber? On ja, et tal oli mingi siuke suur soeng, vaata, siis korraks oli nagu selline awkward moment, aga jaa, ei, muidu. Pigem oli kena, pigem see soeng aitab kaasa. No ma mäletan, et kui Raplas oli vahepeal oma kolleegionäre, siis Rapla kohalik kogukond võttis nad väga palavalt omaks. Aga igatahes jah, Kelly Oubre oli siis... tõesti ilusad silmad. Nii on väga kena mees. Modelli näojoontega. Oleks võinud peale korvpalli midagi muud ka teha. Naerata silmadega, vaata, ta oskab naeratada. Lähme järgmise koha juurde vaikselt, et Kelly Oubre järel sai siis muust maailmast ehk siis nagu päris teise koha see mängija. Ja ma arvan, et te võib-olla äkki saate ka aru, miks. Steven Adams on nimi, meenutab väga paljude naiste ja meeste sõnul Jason Momoad mingite nurkade alt, tuntud filminäitlejad, sugune ehtne karu Uus-Meremalt, 20 õde venda on tal, kusjuures üks õde on olümpiavõitja kuulitõukes, nii et ei ole üldse pahad geenid. Ja kergelt habemik ja väga turske, aga kusjuures kõige parem osa, kui te NBA-d igapäevast ei jälgi, siis ta on niisugune platsi peal, ta on küll väga tugev, näeb välja ja mitte keegi temaga tuli julge norida, aga samas on ta väga niisugune mõnus mõmmi ka, et ta ise ei lähe tuli norima, ta alati lahendab tuli, tõstab kellegi sealt väiksema mehe ära. Temast on videod olemas, ta võtab 2-meetrise mehe ja tõstab ära niimoodi. Suure kuljete tõstab Henri kogu aeg tõsta ära. Kui pikk ta ise on? Ta on 2 meetrit ja hästi 8 senti, 20 vist. Aga 120 pluss või 130 kilo ilmselt. Et mis te selle kohta nüüd ütlete? No, eks sa ütlesid palju ära, mul ongi nagu siuke, et ma ei tea, kas sa pead mehi nii palju vaatama. Tal on helikoht tema peale ka, on. Ta on endine Oklahoma lemmikmängija. Aga Viking. Ta on nagu sümpaatne, midagi nagu temas on, aga ma ei tahaks, et ta räägiks muga. Jah, võib-olla jah. Pimedas ma ei tahaks kindlasti, et ta räägiks muga ja et nagu kõnnin tänaval ja ta kõnniks vastu mulle. Võib-olla teie oleks Stockholma pannud. Minu meelest temaga on pigem see, et ma käiksin kõigepealt need 3 kohustuslikku deiti kindlasti ära. Ja, kindla peale. Jah, ja siis vaataks edasi, aga ühe öö suhtesse julgeks kohe. Ma ei julgeks ka, võib-olla ta nagu armub ära ja siis ma ei julge pärast talle öelda, et kuule rohkem siit ei tule nagu midagi. Tal muuseas ongi vaja, ta on küll teeninud karjääriga mingi $110 miljonit juba, aga ta elab 1- või 2-toalises sellises korteris, nii et istub maas enam-vähem, siis on seal teleka, siis on kitarrid, vaata siukene korralik askeetlik elu. Aga tal on nagu NBA-st praegu siiani mulle tundub, et tal ei ole ka seda isiklikku juuksurit kaasas, nagu väga paljudel seal on. Ta ei hooli.
ja temaga on veel ka see, et mulle meenub temaga alati üks lugu, mis on üks mu lemmiklugusid, vaatab küll COVID aeg ja kõik pandi kinni, nagu Henri rääkis. Siis NBA mehed viidi lõpuks ikkagi sinna Walt Disney maailma mängima hooaeg lõpuni, siukses eraldi mullikeses, kus nad mängisid siis nagu neid mänge ilma pealtvaatajateta ja siis küsiti ka, et kuidas te siin hakkama saate ja siis mõned ütlesid, et oi, väga raske vaimse tervisega, ei saa näha pereliikmeid, ei saa näha nagu tuttavaid, ainult videosilla kaudu ja siis Jason, kedas Steven Adams ütles, et mate, nagu, et ühesõnaga sõber, see pole siin Süüria. Me oleme Disneylandis. Me oleme Disneylandis, et tegelikult on päris hästi elu. Nagu. Et mulle see suhtumine väga meeldib, kui inimesed on 2 jalaga maa peal. Aga lähme edasi meie 3. koha juurde. Oota, kas ta nüüd on 3. või 4. juba? 4., aga ma Henri Trelli ei arvesta selle pärast. See on siuke patriootlik valik. Eraldi valik. Teeme nii, et igaüks saab pärast valida ühe, keda ta ei arvesta. Ja sina valisid Henri Trelli nagu ära. Mina ei arvesta seda viimast. Paul George. Minule ta meeldib. Mulle ei meeldi ta habe. Mulle just meeldib. Ta vahepeal oli ilma habemeta ka igaks. Ta oleks ilma habemeta kindlasti nagu aga vaata, kena. Neil kõigil ikkagi on nagu tätokad sliivid täiega kõigil. See on ja ikka läbiv teema, et vähestel vendadel ei ole. Aga mida nad sellel eelmisel mängijal, kui ta liigasse tuli, ei olnud ühtegi tatoveeringut. Ja tal oli väga hea soeng ka. Et pigem eristuvadki need mängijad, kellel ei ole ja alati küsitakse ja seda kuidagi respekteeritakse, sest tal on alati mingi hea põhjus, aga väga levinud on jah, et niimoodi sliivid on. Kes NBA mängijatest on selline, kelle järgi noored soenguid teevad? Vaata, tüdrukutel oli vanillani, sa tahtsid seda tukka teha ja nii edasi, eks ju. Morant ei või olla või? Üks sükene... Ma ei tea. Mis katti nad lasevad teha? Praegu patside ajastu, nad päris palju teeb patse igasuguseid ja sükseid nüüd on mingid uued soengud ka tulnud, et isegi nagu 90-ndatel oli hea lihtne, kõigil oli Michaeli soeng ja kõik. No see on kilakad kõik. Osad oli ka Rootmani soeng, roosa seda kutsutakse nagu selliseks feidiks, eks ju, et ta tõmmatab kuidagi... Vaata, kui hästi tal on nagu ka vaata lõigatud, täitsa nagu ikkagi on näha, et stilist on abiks. Paul George'il on ilmselt oma see juuksur, kes lendab kohale, et võib isegi nii olla. Kui ma oleksin treener, ma valiksin ta oma tiimi, ta tundub usaldusväärne. Ja ta tundub suht pikk. Jah. Ta on 208 või midagi. Ta oli 205, aga noh, jah, ikkagi. Tal on oma podcast ka. Jah, on küll. Ja tema hüüdnimi on BG13, ehk siis nagu mitte soovitatav alla 13-aastastele. Mis on huvitav? Mille järgi ta sellele nagu särgi peal, see 76 on, mille järgi nagu need numbrid valivad endale? See on see 76 on mitu jointi, ta teeb nädalas. Ei, igal mängel on mingi oma lugunumbriga, konkreetselt Paul George'i lugu. 13 oli ta särginumber ka. Ja 76 on lihtsalt see võistkonna nimi. Jaa, Philadelphia 76ers. Krisu, sa tead, mis selle Michael Jordani number oli või? 5. Come on, 23! Jaa, isegi Miley Cyrus kandis seda oma muusikavideos. Oi! No jah, ükskord oli tal ka 42 vist, siis kui tal 45 või 45 oli, jah. Ja 9. Kuidas sul saab olla ja ta on mänginud ka tegelikult 12-ga. Ja üks number on veel, MC on 5 numbriga. Ja need särgid maksavad mingi miljoneid praegu, sest et mingi ühe korra kandis. Aga selles suhtes on minu meelest Henri Trell nagu kõva vend, et ta nagu pani selle nulli sinna. Ja. See on ikkagi nagu lähed attituudiga sinna juba. Enesekindlus on kõva. Patrulli number, noh. Meil on üks pilt veel ja nüüd see pilt, saate ise kommenteerida. Kumb? Parempoolne. Okei, parempoolne. Teine on treener või? Teine on treener vist, lühem on treener, aga Sergi Baka on pildil ja tal on hallid dressipüksid elas ja siit võib-olla nii kaugelt ei paista, võib-olla paremini näevad need, kes vaatavad natuke lähemalt, aga... Mul on laser lõigatud silmad, ma näen väga hästi. Jah, röntgen silmad. Igatahes Sergi Baka see väga kõrgele kohale ja me kardame, et siin on mingi seos sellega, kuidas tema... Ära ütle ette, oota, me kommenteerime enne ära, muidu sa nagu tekitad meis eeldused, aga ma ütlen, et parempoolne on ilusam kui vasakpoolne. Vaata siit võib-olla paremini tema kui nagu mehena näha. Oi, väga ilus on ta, vaata. Ta on Kongost pärit
Aga siin ta on nagu vanem, seal ta tunduks nagu noorem. Ta oligi seal noorem. Mina ütleks nii, et seda pilti ta ei tohiks Tinderisse panna. Vanemana ta on kindlasti kenam. Ütleme nii. Aga kui ta seal pildi peal on, siis ma hääletaksin sellest valikust kindlasti viimaseks. Aga kui see pilt oleks, siis võib-olla... Ja, et siin ma ütlen ka, et need pildid, mis siin tulid, need ei ole need, mis läksid sinna sisse. Me valmistasime ette, et üritasime ikka siukse hea... Kuidas öelda, et ei tee kellegi liiga, et võtad ikka... No seda pilti ta võiks tegelikult nagu Tinderis kasutada ja kirjutada juurde, et mina olen parepoolne, siis ta saab nagu kohe siukse lükke, seepärast, et vasakpoolset ei taha keegi. Ei, kui ta paneks selle pildi, aga tegelikult on siuke, nagu me siin nägime, siis see on siuke esmakordne lugu, kus sul Tinderi teidile ilmub ilusam mees, kui ta pildi peal on. Ja siis on kontrast ka vaata. Ja kohe on aru saada, et naine tahab päriselt nagu ei tulnud nagu välimuse peale või NBA mängija peale. Sisemuse peale. Kusjuures see on NBA mängijate tõsine mure, et nad ju, kui nad tihti peale, kui neil ei ole keskkoolist näiteks oma kallimat, nad lähevad liigasse, neil on väga raske leida endale elukaasas, sest et tekibki see küsimus, et mille pärast ta tahab mind, eks ju. Kuigi eks neil on vist natukene sisse ka kirjutatud, et nad peavad neid tantsutrukuid võtma. Jah, seal on igasugused, et siin on mehed, kes, üks Anthony Edwards on olemas ja tema on siis jäänud silma erinevate naistega lapsed tulevad. Aga ta maksab alimente, ta ütleb kohe pärast rasedaks jäämist, et nüüd sa saad 18 aastat raha, aga ära unusta ära, et ma nagu... Ta maksab kohe alimentid kinni 18 aastat. Ja et tal oli reaalselt kaasus, et oli kohtuasi, eks ju, et lahendame küsimuse ära, ma annan 18 aasta eest raha ette. Ahah. Aga see ei ole paha variant iseenesest. Vähemalt sa juba tead kindlalt, et ma ei pea lootma, et tulebki see mees kuskilt sealt Minnesotas tagasi. On ka mehi, kellel on Dwight Howard, kellel on 10 last või 9 last? 10 last 9 naisega vist oli, kuidagi niimoodi. Et sellised ikka, ütleme nii, et mehed võiksid natuke rahulikult võtta. Aga need ei ole head eeskujud. Ei ole. Aga kunagi ma tean, kuidas nad üldse saavad neid lapsi teha, sest kunagi see oli ikkagi ammu, aga siis, kui võrkpallis oli niimoodi, et Pärnu võrkpallimeeskond pidi nagu mängima mingeid mänge, siis nad pandi hotelli kinni ja nad ei võinud kellegiga nagu kokku saada, sest nad ei võinud ennast kulutada. Millal nad neid lapsi teevad? Mõned vanakooli treenerid teevadki nii. Kes tahab, see oli vaja ja võimaluse, et seal ka mullis, kus suures see oli keelatud mängijatel omavahel nagu väga nagu lävida üksteisega. Seal omavahel neil ei saa lapsi tulla. Aga ikkagi need... Ikkagi levisid sahinad, et mõni produtsent või saatejuht leidis tee siis mõne tähtmängija hotelli tuppa. Ma räägin siia loo ka juurde, et esimesed foorumid, mis kunagi olid sotsiaalmeedia poolt olemas, olid olemas foorumid, kus naised arutasid, et kus need mehed, NBA mehed käivad. Ehk siis, et nagu tehti luuret. Ja siis reaalselt oligi nii, et see vend käib seal, pandi soengud paika ja mindi kohale, vaata. Täna see on siis vastupidi, et Henry Drell teeb luuret, kus tüdrukud käivad ja läheb sinna. Paneb soengu paika ja läheb sinna. Ta ei ole vist samal tasemel. Aga ei, mitte midagi Henry vastu, ma sain aru, et suvel see nii käis. Aga mis tundub nagu ka loogiline, ma arvan, et täna Eesti tüdrukud käivad ka seal ikkagi. Eks me oleme ka TalTechi mängudel näinud neid tüdrukuid, kes käivad seal veel rohkem meeste pärast kui meie. Meie ikkagi nagu oleme õppinud aja jooksul mingeid reegleid tundma. Me nagu saame ju aru. Te saate aru, kuhu väravasse lüüakse? Kuhu me saame aru. Ei, seal on korvid ju. Me saame väga hästi aru, kuhu väravasse palju läheb. Kui te näete meeskondi võitlemas kaitses, siis mida te kaitses vaatate? Kas sa saad küsimust korrata? Et kui te näete näiteks TalTechi kaitse, ühesõnaga TalTech parajasti kaitset, vastane ründab, mida te vaatate? Kas te vaatate lihtsalt seda, kelle käes on parajasti pall ja kes teda kaitseb oma meestest või te vaatate tervikut? Ma vaatan kohe esiteks, kuidas treener reageerib. Nad tegelikult kohe kusjuures ma pole kunagi näiteks sellest aru saanud, et kui võistkond mängib nagu oma riigi teise võistkonnaga, kus kõik räägivad eesti keelt, et kui nad ütlevad 2-3, võta sina see, teine ju kuuleb tegelikult, mis plaan mul on, et ma ei saa aru, mis värk sellega on. See on küll, näiteks mõnikord vaatad, et on... Aga äkki nad ei kuule päriselt? Et see on nagu pead kurt olema. Nagu see kogu aeg on kisa, kära, trummi, pasunud. Ja seal on muidu ka siuksed näited, neid inimesi ei ole palju, aga näiteks NBAs on see LeBron James on üks mees.
tema on väga kuulus, tema jõuab igale poole aga tema on siis selline mees, et ta vaatab sinna suunda ja ta teab, mis on nende järgnev mänguplaan. Nagu, et ta tihtipeale ta teab paremini vastasmeeskonna neid mänguplaane kui need mehed ise. Ehk siis, ja mõnikord ta ütleb ka neile isegi, aga tema vist ei ole nii nagu Larry Bird kunagi tegi, et ütles, et ma nüüd teen seda. Ja Larry Bird oli veel konkreetselt, ta oli vaata valge superstar, ikkagi üks esimesi seal NBA-s ja tema ütles konkreetselt, mitte esimese, ütleme 80-ndate suurkuju, tema ütles konkreetselt, et kui keegi vastastest paneb mulle valge mehe peale, see on minu jaoks solvang ja siis ta nagu ühesõnaga rassist natukene. Aga minu arust, aga see töötas tema puhul. Tema ütles konkreetselt nii, et nüüd on see viimane vise, see tuleb mulle söötakse pall, ma teen 2 põrgatust, ma lähen sinna, ma viskan võiduviske ja tegi ära niimoodi. Aga räägime rahast natuke ka. Ma kohe ütlen selle ühe asja, mis ma küll vaatan kaitses. Mida me täna nagu TalTechi fännidena võime TalTech peaks rohkem olema nagu lauapalle, nad peaks küll rohkem võtma. Lauas tugevamad, jah? Ja see jääb nagu nendel puudu. Lauavõitlus on väga oluline, see on... Alar, isegi naised saavad aru. Mis isegi? Et see on selge, et lauavõitlus peab olema korras ja seda ju NBA-s samamoodi, see Steven Adams, keda me nägime, tema aitas ju Houstoni vahepeal rekordile peale põhimõtteliselt. Ja, et mina vaatan seda, et kas nad lauapalle nagu saavad. Aga kuidas teile need blokeeringud meeldivad, vaata? See on siis põhimõtteliselt nagu kaitsetank nagu, eks siis, et sa võtled palli käega ära nagu. No see käib nii kiiresti, et ega me tihti nagu ei näe seda ju. See peab olema väga-väga keskendunud sinna mängule. See on hea point, et seda ju telekas näeb paremini. See on kordused. See on korduse värk, ja sama, nagu, et ega need kohtunikud nagu käivad seal kordust vaatamas. Ega nad ei käi ka nagu, nad käivad ju tegelikult vaatamas sellepärast, et nad tahavad näha, mis seal täpselt nagu juhtus. Ja mitte sellepärast, et mingit hinnangut anda, nad on hinnangu ära andnud. Aga nad tahavad lihtsalt uuesti vaadata, kas oli hästi või halvasti. Aga kumb teile rohkem, kas kolmene või pealtpanek? Pealtpanek, jah. Mulle meeldib kui nad selle korvi küljes ripuvad, siis tundub, et see on nagu nende moment, vaata, eriti kui need Eesti tüübid saavad rippuda, et see on nagu, mulle tundub nagu see on nagu siuke NBA värk päriselt, nagu sa ütled, et me ei ole võib-olla väga head hüppajad, aga kui näiteks TalTechil minu meelest Kaarel Välb on mega hea pealtmani ja tema ripub jumala tihti seal korvi küljes, et ma tunnen, et see on nagu tema asja jube äge, kui tal see välja tuleb, Kas me saaksime kuidagi Marko Riisi nagu õpetama meie mehi, kuidas hüppata? Ei. See on lootuslik 52,5 jala number, et seal ei ole midagi. Teate, ma arvan lihtsalt see, et täna on liikumise tunnid... See on emapiimaga kaasa tulnud, talent seda ei saa õpetada. Täna on liikumise tunnid ju läinud selliseks, et tehakse siukseid suvakaid asju. Meie omal ajal hüppasime üle kitse, vaata, võib-olla sealt need oskused. Praegu need kukuvad kitse pealt alla. Nüüd on Pilates vist, et... Pilates ja kui üldse seal käima peavad, et ega nagu... Ma ei ole ka selle kõige suurem fänn, ma saan aru, miks need muudatused on tehtud, aga et ikkagi mõned need vanakooli asjad olid ikka head ka, mis nagu olid, et... Meest kits on natuke hirmutav ikkagi, sealt 6 meetri pealt hüppata üle kitse ja mõelda, kas nüüd seekord minu vara tuleb sealt üle või ei tule. Kits oli ju lihtne, hobune ei raske. No ma mõtlengi hobust just. Eri mõõdus oli neid, jah. Jõbas, puud, poom, kõik jutud. Aga räägime natuke rahast ka, et kas teile ei tundu see kummarine, et ühe nahkera võrku viskamise eest võib 170 miljonit aastas? No loomulikult tundub ja minu meelest see, et keegi ostab sind kuskile teise kohta, ma ei saa sellest aru. Ma ei saa sellest ka aru, jah, et keegi maksab raha, kellele see raha täpselt üldse läheb, see on alati küsimus. Sõltuvalt osariigist maksudeks. Ja siin ka meie võib-olla arvame, et me teame, aga me ka tegelikult väga täpselt ei tea, kuhu see raha läheb. Ma enam tean tegelikult, poole umbes valitsusele maksudeks, 10% umbes läheb agendile, managerile, kes sinu asju jälgib, siis läheb mingi osa sinu sotsiaalkindlustuseks, pensioniks ja muudeks asjadeks ja siis sul läheb umbes sukene, nii nagu Eestiski enam-vähem 40% jääb enam-vähem. No siis ta saabki seal 2-toalises korteris elada, ega tal ei olegi rohkem raha ausalt öeldes ja võid maailma parim olla, aga... Seal oligi vist näide, et see Luka Doncic, kellest me juba rääkisime, et tal on 46 miljonit on praegu palk ja sellest ta saab kätte 21. Ja ta peab maksma kinni oma naiste Ameerikas maakallis. Ma arvan, et äkki peaksid oravad seda maksuküüru tutvustama NBA-le. Just. Ja seal on omad küürud, jah. Seal on
ja põhiline, et NBA-s on ju ka see, et Ameerika suur riik ja seal on igas osariigis on eraldi maksud. Siis mõnikord mees vahetabki klubi sellepärast, et teises klubis ta saab sama rahasumma pealt, ta saab 5 miljonit rohkem kätte. Ta saab isegi väiksema palgaga, saad juba rohkem neto kätte. Jah, et sa saad nagu täiesti müstilised vahed. Ja mis on hästi kummaline veel see, et treenerid saavad vähem. Nad on juba ju palju targemad, palju elukogenumad ja saavad palju vähem raha. Ja tegelikult nad on ju pildis ikkagi rohkem. Ja, aga me unustame ära selle, et treenerid ja õpetajad on tavaliselt need, kes ise ei oska. Ehk siis mängijad ikkagi on need, kes selle show püsti panevad. Ja ka selle Nike dressiga võib see treener ka selga panna. No muidugi ta saab selle humanast osta. Ja nüüd ma tahan küsida, kas see on õige, et NBA-s ka treenerid Nike dressidega, et äkki peaks tulema tagasi ülikonnad? Nagu minu arust peaks olema ülikonnad. Minule ka meeldib see. Nike nagu see Nike valge, nagu, et sul ei ole see päris nagu toss, aga et sul on see siuke viisaka, see on okei, aga nagu nagu TalTechi treenerid. See on hea näide nagu hea stiilitunnetusest. Ja põhiline, et mis rahasummad on NBA-s, eks ju, panevad dressidega ja meie siin rahulikult paneme ülikonnad selga ja sponsorid tihti peale. Ma arvan, et nad ei saa seal üle ookeani endale kvaliteetseid ülikondasid lubada lihtsalt, kõik läheb maksudeks ära. Osad on Kanadas. Ja mõned mängijad peavad ju mingi 18 aasta investeeringud ette tasuma, et ega see OnlyFans on ka üks jube olukord. NBA-s läbi põimunud hip-hop ja sport. Eestis seda on märksa vähem, ega meil on ka hip-hop kultuur nii nagu ta on. Hugo Toomi mingi laul. Meil on küll Hugo Toomi laul tõepoolest, aga kas meil ei oleks aeg teha mingi pivot, et näiteks ühendada šlaager ja korvpall? Aga ütleme, võib-olla see on see ainuke koht, mis mul TalTechi mängude puhul ei meeldi, et seal on liiga šlaager nagu muusika, nagu on lihtsalt saame üle nagu nendest lauludest juba, aga eks ta sobib sinna, eks nad oskavad kaasa laulda. Ei, kui Paul Oja teeb mussi, siis ei ole üldse šlaager. Ja siis ei ole. Oleneb, kes DJ mängude ajal on, et selles suhtes. Ja Paul Oja käib ka reaalselt tegemas selle peale. Muidugi. Aga mis ta iga mänge tee? Aga nüüd ta on olnud kõik viimased korrad kusjuures. See on oluline teeb fännikultuuri juures ju, et hea see, USAs ju pannakse kõvasti sinna seda effortit sisse. Aga kas on see ka, et neil on vist praegu ju mingi diil selle legendaarne raadioga ja sellepärast on Paul Oja ka seal, jah? Ja, legendaarne, ehk siis meie suur sõber Genka projekt, ta sai vist mingi auhinna ka selle. Et see on tal ilusti käima läinud. Aga jah, midagi võiks nagu küll juurde siduda sinna, et see nagu ei oleks ainult korvpall, et see, et olekski naistel ka nagu natuke põnevam sellel vaheaja ajal. Tantsupoisid. Tantsupoisid, mina tegin aastat tagasi Pärnu mängul, tegin striptiisi. Kas oled mõelnud selle juurde tagasi tulla? Let's cut to the clips. See oli kaotatud kihlvedu Pärnu ühele superfännile Jaan Allikule, kes siis orgunnis selle asja ära ja ma lubasin, et see jääb ühekordseks asjaks ja see ongi jäänud siiamaani. Aga võt seda video tahaks küll näha. Meie esimese hooaja viimases saates olid see ka palju ülakehaga. See oli vist mingi muster kordub. See oli mingi pandeemia asi oli, jah. Veider. Tahtsin küsida veel Juliuse kohta, kes on TalTechi mängude maskott. NBA-s on ka paljudel tiimidel, mitte kõigil, aga paljudel on oma maskotid, kes teevad igasugu trikke, et loobivad palli keskjoonelt sisse, viskavad popcorni rahva sisse nagu Chicago mängudel ja Denveri Nuggetsi maskott tuli taevast alla niimoodi, et lõpuks ei köis ja kuidagi kõri külge ja siis tuli sellest kohtukaasus ja ta sai väga palju raha selle eest, et teda kägistati. Aga see selleks, et millal me näeme Juulist siis nüüd nagu NBA maskottide kombel poolelt väljakult palli sisse panemas? Minu meelest iga kord kedagi näeb sealt viskamas. Aga Juuliust? No kui tal on juba särk seljas, see roosa särk, siis ta peaaegu on Juulius. Ma ei tea. Selles kostüümis on nii keeruline olla ja sellega... Aga NBA-s suudetakse. See tuleb disainida seda kostüümi vist veel natukene, et siis on lihtsam seda teha kuidagi. Ma arvan, need ikka päris raske on seda teha. Ma tean, et on raske, aga nagu, kui NBA suudetakse, miks meie ei suuda? Seal on jah, põhimõtteliselt on olemas maskotid, kes siis selg korvi poole keskjoonelt viskavad üsna kindla peale, viskavad sisse. Ma ei kujuta ette, palju nad harjutavad. Aga võtta, et teda minu meelest on see puhas raiskamine, et ta seal maskoti sees on. Ta peaks seal meeskonnas olema ju, millest me üldse räägime. See on tegelikult raiskamine. Tänapäevaseid Eesti maskotte väga ei tea, aga siin, kui
kui aastakümneid tagasi ise sai maskott oldud, siis ega väga tihti kainena see kostüümises ei olnud, et ega see sisse saamine väga liitne ei ole. Ma olen ka maskoti tööd teinud. Tol ajal oli krooni aeg ja sellest sai päris head raha isegi, aga lihtsalt, kui sa oled seal vahetustega ja on kuum päev, siis higine sealt seest ja see ei ole kerge töö. Oluline on see, et jood viina, muidu õllega pead väga tihti WC-s käima. Me oleme rääkinud hästi veel meistekorvpallist, aga kas te naiste korvpalli ka vaatate ja näiteks kas või naiste NBA, kas te midagi teate üldse selle kohta? Kerli tütar käib korvpallitrennis. Ja ta käib trennis, ilmselt on varsti NBA-s, aga pole praegu olnud aega ennast kurssi viia kahjuks. Tegelikult ei tea mitte midagi naiste korvpallist, et meil meeldib mehi vaadata. No võt, see ongi vastus, et tegelikult ju aastaid on olnud mure, et seda naiste korvpalli nagu vaadatavust tõsta ja tegelikult nüüd naiste NBA-s siis nüüd suudeti, eks ju, seda nüüd kasvatada. Aga selle eest ei peaks meie vastutama, teie ülesanne on naisi vaadata ja meie ülesanne on mehi vaadata. Ja, just. Aga näed ikkagi, ma mõtlen, et pool maailma rohkem gei, kui me arvame. Aga lähme siit võib-olla järgmise teema juurde veel ka, et päris tihti ma mõtlen, et kui ma kuulan NBA ingliskeelset kommentaari, siis lihtsalt ma mõtlen, et nagu, kuidas saab seda asja nagu mõnikord nagu kaine peaga kuulata. Et ongi, et mingi mängija, ütleme nii, et Curry tuleb, Curry comes, penetrates the paint, backs down ja siis ja see on nagu, see kõik läheb nii imelikuks. Vulgaarne. Ja kas te olete ka kunagi kuulanud selle nagu mõttega näiteks korvpalli kommentaari? Mina olen kuulanud ainult eesti keeles korvpalli kommentaare. Henri, sa pead oma seda repertuaari laiendama. Stampväljendid. Meie seda, et umbes, et Curry penetreerib sinna korvi alla, me seda ei kasuta. Aga meie hääldame välja, on üks Torontos vist mängib, on üks Grady Dick on ta nimi. Kes perekonnimi on Dick ja ta vahetas veel ühe mängu lõpus seal särk White'i ja Blackiga. Anthony Blackiga. Ja siis Derek White'iga. Ja siis ta panid järjekorra. Ja siis nad mõtlesid veel tükk aega, et kas me teeme selle pildi ära ja siis nad nägid, et nad mõtlesid ja siis nad tegid ära ja siis said trahvi. Said trahvi? Ma mõtlesin, nad said raha selle eest. Fännide armastuse said. Võib-olla kuskilt äkki mõned firmad said. Aga Grady'l minust oli ka plaan White'iga teha, Greeniga, et siis saab seda edasi arendada. Aga see on ju tema nimi, millest me räägime, eks ju. Little'iga, Hardeniga. Aga igatahes tahtsin küsida, et täna on 1. aprill, kui me seda saadet siin allestame stuudios, siis kas teil on mõni hea korvpalli teemaline nali? Või naljakas kogemus? Või situatsioon, jah, niisugune, et vahel juhtub midagi, mängul juhtub, tuleb meelde mõni naljakas mäng. No meil alati on seal naljakas. Meil on pigem see, et kõik need olulised punktid jäävad meil nägemata, sest me omavahel jubedalt arutame, mis nagu võib-olla eelmises olukorras juhtus, ja siis minu meelest võib-olla nagu legendaarne on see alati, et kui meeskonnad seal poolajal nagu pooli vahetavad, siis Krissu, sinul läheb päris tükk aega enne, kui sa nagu aru saada, et sa nüüd et sinu meeskond nüüd viskab teise korvi ja siis sa seal meie fännitsoonis plaksutad siis, kui vastane nagu saab korvi, et minu meelest see on nagu tohutult piinlik on, aga ta ütlebki alati seda, et tal on hea meel, et nii kaua läks aega, aga näe, sai korvi. Jah, mul see tuleb vahest, nagu ma elan mõlemale nagu kaasa ja ma ei taha, et keegi kaotaks ja siis ühe korra ma plaksutasin tõesti nagu nii kõvasti, et ma sain aru, et okei, nüüd läks ikka väga valesti. See oli hullem, kui sa plaksutad lennuki maandudes. Sa ei pea ennast halvasti tundma. NBA-s hiljuti oli olukord, kus hakkas meeskond valele poole ründama. See oli üsna hiljuti. See tundub täitsa nagu loogiline juhtum. Võib juhtuda ja juhtub tihedamini, kui võiks arvata. Ja muidugi, mis 1. aprillil mingi meeskond võiks teha, et võiks teise meeskonna eest palli ära peita. Kuhu? Ma ei tea, kuhugi. Asjade peitus. Kuhugi, aga et pall on nagu, keegi peidab palli ära ja mängib ära või ma ei tea, mis siis juhtub tegelikult. Kas siis tuuakse uus pall, ega ei saa niisama ju tuua uut palli. Miks ei saa? No mingi reegel on ju, et me mängime selle palliga. Mingi pall valitakse välja küll, jah. Aga nad saavad ikkagi võtta teise palli. Ilmselt saavad, jah. Ma peidaks kõik pallid ära. Võib-olla Eestis on see mure, et ei olegi saalis, kui sa need 10 tükki ära peidad, siis on küll, sest ükskord juhtus ju siuke asi, ma mäletan, see vist eelmine hooaeg oli, et
korv lõhuti ära enne mängu. Mitte ei lõhutud, vaid läks katki. Läks katki, eks ju. Ja siis oli ju mingi 3 tundi vist või kaua see mäng nagu edasi lükkus nagu ja lõpuks ma vist kuulsingi meil see Cramo-mees teadis, et toodi Kalevi sellest Kossusaalist toodi uus vist tasemel. Esimene mäng, mis minul nagu ära jäi, mis ma läksin nagu kohale, oli Kalev mängis, mingi välismaa värk oli ja see oli Tondiraba jäähallis ja mäng jäi ära sellepärast, et põrandaalune oli märg ja kõik inimesed saadeti koju. Jaa, mäletan seda. See mingi eurosarja mäng. See oli see, et seal on ju see jääväljak on mingil ajal seal all. Ja no jah, aga kuidas nad ette ei teadnud, et see jää sulamine võtab aega? No äkki ei arvada nii märjaks läheb. Mul on ka üks Sina režissöör ei suuda. Mul on sükene kuidas öeldagi, sükene ambitsiooni küsimus, et meie seda saadet hakkasime tegema seetõttu, et me lootsime ikkagi kogu aeg ja siiamaani loodame, et saaks eestlane NBA-sse, nagu see Henri Trelli korraks oli, vaata. Et mis arvate, kui eestlane saab NBA-sse, kas see vaataja number NBA suunas rohkem mehi vaatab öösel, rohkem naisi vaatab öösel? Kindlalt rohkem mehi. Et mis arvate, kas see tõstab seda vaadatavust? Mina arvan, et see tõuseks siis, kui sinna saaks Eesti meeskond. No, et nagu rohkem nagu Eesti mehi. Terve Eesti meeskond. Aga praegu ongi ju, et NBA laieneb, 2 uut tiimi tulevad. Mis te arvate, kui äkki Eesti paneb kogu oma SKP sellele tõsta ära üks klubi? Ja paneme Las Vegase Kalevipojad. Jaa, sest Eurovisioonil Austraalia osaleb. Miks ei võiks olla, et Eesti meeskond läheb NBA-sse? Just, Gregor Arbetit oma pensionid tagasi, et ta seal naisi meelitaks kohale ja hakkab saama. Ja siis saaks küll. Et see üks mees ei päästa meid täna. Ei, meil on meeskond. Jah, meil on vaja meeskond panna sinna välja ja neil on vaja head treenerit. Henri Trell on ju NBA kogemusega. Noh, tema võib-olla nagu... Võime veteraniks. Tema saab nagu olla see nõustaja vormis nagu isegi. Meil soomlased on ees praegu. Ta võib mängiv treener olla. Ei, Martin on mängiv treener. Martin, ma ei soovi seda soetust talle. Aga paljud NBA juurde tagasi tulles, siis paljud käivad ikkagi nii naised kui ka mehed käivad NBA mängudel Ameerikas, siis mitte ainult sellepärast on korvpall, aga nad vaatavad ka seda, kes seal platsi ääres istuvad. Et mõned kuulsad Hollywoodi näitlejad ja muusikud ja kus nad istuvad. Paljud tahavad olla nende taga, et saaks teha pilt, et vaata mina koos kuulsusega. Nagu meie käime. Nagu meiegi, jah. Just, et ma tahtsin küsida, kes on TalTechi mängudel mõned kuulsused, keda te Rauno Pehka. Käis siin stuudios. Meie jaoks ei ole kuulus, aga meie jaoks on. No Teet Margna käib ju seal kogu aeg ja Kalev Kruus käib ju seal. Kes veel? Ja see üks ETV spordireporter käib ka. Andres Sõber on ta, jah? Ja siis Tiisler vist käib seal üks äkki või? Alvar Tiisler või? Ei, mitte Alvar, vaid Tarmo äkki käib vaatama, sest Kossu fänn. Vaatame veel. Kes seal veel siis on käinud? Ja no siis, kui ülikoolide duell on, siis on ikkagi nagu rohkem näinud, ega siis on ikkagi saal täis. See ülikoolide mingi derbi oli see Tartu ja TalTechi mäng oligi, ma vaatasin, seal oli minister kohal, seal oli rektorid kohal. Kaljulaid on ka käinud. Ja, et seal ikka tõmbab mõnusalt saali täis. Kuidas teile meeldivad muidu, see on üsna unikaalne, minu arust NBA-s seda siiamaani ei tehta, vaata suur miljonite mäng, eks ju, et meil on need diivanid seal ääres saalis, olete näinud? Jaa, ikka. Epic kohad. Et kuidas need meeldivad teile? No ühe korra tahaks ikkagi seal istuda. Seal mustal diivanil. Jaa, kuigi nagu mina kardaks võib-olla seal istuda. Nad ikkagi lendavad teinekord sinna reklaamtahvlita igale poole otsa ja mul on nagu lapsepõlve trauma võib-olla ikkagi sellega, et omal ajal me mängisime rahvaste palli ja ma ei mäleta ühtegi nagu mängu, kus ma ei saanud selle palliga vastu vahtimisteni, et ma ei tea, ma kardaks seal olla. Aga vastu ka ei hakkaks. Sest alati, vaata neid ju, seal ei saa niisama istuda, sa pead võitma mingi loosi. Ja siis see juba loosi, minu meelest raha eest ei saagi. Kalev Cramo mängudel saab. TalTechis peab loosi võitma, aga Kerli on muidugi võitnud nagu seal teisi auhindu ja need võib-olla isegi on nagu paremad. Kusjuures 2 korda isegi olen võitnud. No väga lahe. No nüüd uue aja korvpallurid, kes NBA-sse tulevad, nemad ei häbene olla siis kooskõlas oma naiserikkusega. Ja nii mõnedki neist tulevad väga tihti mängudele värvitud küüntega. Et mida te sellest arvate ja kas oskate soovitada mingisuguseid uuemaid mingeid firmasid või? Mingid paremat atsetooni, millega maha saaks. Tänapäeval nagu võib-olla mehed kasutavad seda atsetooni. Meil on ikkagi nagu keellakk ja seda atsetooniga
enam maha ei saa, uue aja trendid. Erki on ajast maha jäänud. Jaa, vist küll. Aga... No jah, ega midagi ei ole teha, mehed võiksid ikkagi mehed olla. Mul on tegelikult kahju minu arust täielik raiskamine. Jah, et pikad mehed, ikkagi... sa saad teada, et ta tegelikult on nagu turult maha võetud. Kas on? Ei ole, ta on just mitme turu peal, äkki ta on 2 turu peal korraga. Ja. No see ei ole see turg. Siis võitle meeste ja naistega, et juba keeruline. Praegu võitled siin naistega ainult, ja siis mine meestega ka veel võitlema. See on veel tihedam see konkurents. Jaa. Eriti kui nad öösitavad NBA mänge. Mida te veel tahate teada meilt NBA mõttes? Või kas üldse tahate midagi teada? Me oleme päris palju targemaks muidugi saanud, me oleme väga tänulikud selle tarkuse eest. Eks me üritamegi populariseerida. Aga ma küsiks teie kõigi käest siis, et hakkame, ma ei tea, Erki otsast pihta, et kui sul on nagu tohutult otsustav mäng ja seis on viigis ja sa peaksid oma meeskonnast valima ühe NBA mehe, kes keskjoonelt peaks sisse viskama, kelle valid? No kui keskjoonelt oma sisse visad, siis ma viskan ikka ise. Ise? Vahi. Väga lahe. No sa ütled selle mehe... Ma mõtlen selle mehe, kelle ta oleks pidanud valima, Stephen Curry. Ma võtan Russell Westbrooki, sest ma tean, et see läheb mööda ja siis mul on nagu kindlus. Sa saad lauapalli kätte. Südame rabandust ei tule. Ja, ma tean, mis sealt tuleb, see kindlus on hea. Ja põhiline, et alati on võimalus, et läheb sisse. Ja kui see läheb sisse, seda ägedam see on, kui see läheb sisse, sest see on asi, mida kunagi ei oota. Ma tegelikult, olgem ausad, kui on üks vise ainult, siis ma valin ka selle nagu 2 viset, siis ma olin ikka ennast. Aga võib-olla äkki Luka Doncic on ka väga variant isegi. Viimasel ajal mul hakkab tunduma, et see vees parem. No jah, läks ju vaata naisest lahku, mängib paremini. Lahkumineku Luka, see viskab kõik sisse. Lahkumineku Luka. Jah. Loodan, et ta ei seo ennast lähiajal, muidu võib karjäär tuksi. Krissu, aga kas sulle ei tundu, et tegelikult poisid on meid täiega nagu ära influentsinud, et oleme siin TalTechi mängudel käinud, et võib-olla peaks ise ka ühe korra öösel üleval olema ja vaata mingit mängu. Noh, mine sa tea. Seda ma võin soovitada, et käisin ka nagu mänge vaatus. Ma kasutasin seda võimast ära, et Los Angeleses on ju 2 klubi. Ja siis ma vaatasin Clippersi mängu, siis oli selle Phoenix Sunsi vastu, Booker käis just Kardashianiga, Kardashian oli saalis, nii et oli kõik oli mingi. Aga ja siis teine oli siis Los Angeles Lakers ja Pelicans, aga nägin LeBroni oma silmaga ära, ehk siis, et aga kindlasti minge, kui on võimalus ja saab ka valida, vaata mõned on väga kallid mängud, aga kui juba lähete üks kord, siis võtke vähe pigem paremad piletid, siis saate lähedalt näha ka ja minge varakult saali. Mansplaining praegu. Jah, täielikult mansplaining. Ja mind õpetati niimoodi lihtsalt siis ja see toimis, et kui sa lähed varakult mängule, siis ma sain Chris Pauli ühte tuttud mängijat niimoodi põhimõtteliselt, kus need kaamerad olid. Jaa, aga oleneb piletist väga vara ei soovita minna, sest lounge'is on tasuta joogid. see on teine mure, jah. Ja see oli selle nagu nii lähedalt neid mängijaid näha, siis vaata, kui see viimane mäng oli Eesti-Rootsi ja siis seal mängul oli nagu 6 rootslast ja siis nad said kõik nendega pilte teha pärast. Sest need olid ainukesed. Need ultrad. Nad võeti hästi vastu just isegi nagu fännide poolt või nagu noh. No ilmselgelt, kui 6 fänni toetab. Ma ei usu, et nad hästi vastu võeti, aga nagu, mis sa teha saad, kui sa oled rootslane Eestis. Aga et neil tõesti kogu meeskond läks pärast nende juurde ja tegi nendega pilti, et tasub minna mujale vaatama. No ilmselt perekonnaliikmed ka, nii et vaevalt, et päris suvalised. Ja kas sul on ka üks küsimus veel või saad juba tänaseks kõik? Ainult üks küsimus. Aita mind nüüd. No ei pea midagi küsima. Ei peagi küsima. No ma jätan selle küsimuse. Aga meil on saate lõpus üks traditsiooniline küsimus, mida me küsime igalt saatekülaliselt. Kes on kõigi aegade parim korvpallur? Ehk kapp. Michael Jordan. Mina ütlen LeBron James. Yes, 1-1. Väga head variandid tulid. Need on, ka siin ei saagi muud juba. Siinkohal vist võib öelda, et kõigil meie külalistel ikkagi on need korvpalliteadmised. See näitab ka ära, kuidas NBA jõuab vaata igale poole. Et nagu see LeBron James, tema kõigest üle, Jordan kõigest üle ja Kobe Bryant võib-olla seal vahel. Ja ega sa väga palju, nagu ma ei julgenud väga palju nimedega riskida, võib-olla ütlen pärast mingi jalgpalluri, vaata, et tegelikult ma ei tea, jah. See on nagu kindla peale mine. Oleks öelnud Luka Modric, vaata, tema on ju vist jalgpallur. Jah. See oleks päris nagu karmal.
ja et seda intsidenti ei juhtunud meie saates, aga meil oli, ma ütleks, üsnagi lustlik saade, mul on tunne, et me saavutasime oma eesmärgi ja nad vaatavad, nädalavahetused on normaalsel ajal, umbes kella 9 paik on NBA mängud ka Eesti telekanalites olemas, TV6 näiteks, nii et soovitan, kui tahate näha kedagi tuttavat, siis Lakersid, see on Luka Doncic ja LeBron James. Ja mis ma oskan öelda, kui et suur tänu, et te tulite meie saatesse, soovitan seda lumiorava vett kaasa võtta, magneesiumi vajadus on päevaga täidetud ja kui tahate ka teha enda elu põnevaks, siis Kuulbetis saab teha natuke panusid, aga vastutustundlikult palun. Ja kui te tahate päris enda NBA podcasti hakata tegema, siis podcast rent ehk siis see stuudio siin kõige vägevam, kus oleme. Või võite teha ka mingi muu saate, näiteks TalTechi saate. Me võiks teha küll TalTechi saate, arutada kõik nende strateegiad läbi ja lihtsalt meil on omalt poolt veel nagu üleskutse ka selles osas, et kui keegi tahab meid treeneriks, siis me tegelikult oleme nagu avatud nendele pakkumistele. Esialgu võime lihtsalt nõu anda, et ja siis lähme juba all in. TTÜ varsti vajab peatreenerit, nii et äkki mul on teile ka podcasti nimi olemas, Juliuse jutud. Väga lahe. Aga praeguseks suur aitäh, et te meid vaatasite, suur aitäh, et te meid kuulasite. Loodan, et teil oli sama lõbus kui meil siin stuudios ja kui olnudki, siis mis seal ikka, siis head 1. aprilli ja see oligi nali teie kulul. Praeguseks aga tšau. Tšau. Tšau.